kuni lõunani me mõtlesime, et kuradi äge rada, et kahju, et meil niisugust rada ei ole ja siis me hakkasime mõtlema, et meil tegelikult niisugune rada on olemas, ainuke asi, mida meil siin ei ole, on need maailma tippsõitjad, on ju. Kõik muud tingimused on meil täpselt samad, on see oma rada olemas. Jah, kui kõik teised olid söönud, siis kaeti eraldi sektorisse, eraldi laud GP Starile. 2004 aasta Susu 600-sega paneb koonuste vahel paduvihmaga. Tema teeb tööd. Esimene põhimõtteliselt roll-out mootorrattal. Tema tahtis minu taga aja sõita, et kindlasti teistest meestest ees olla. Lohisem meeter on umbes tonni, et... Tere tulemast! Täna meil on 12. saade. Oleme tulnud siia samma, kus me ühe korra enne ka oleme istunud. Laboratooriumi 23. Laboratooriumi 23, garaažbaar. Kõik, meile meeldib siin olla. Täna, millest me räägime? Oma asjadest, millest me ei ole põhimõtteliselt 2 kuud midagi rääkinud siin kanalil. Mis me oleme teinud, lastega laagrites käinud, ise testinud, kodus treeninud, mis järgmise aasta asjad on muutunud või on uusi uudiseid, minu võidusõidu asjad, kogu vihuripundi asjad, ehk siis lapsed ka ja mis me edasi plaadime. Jaanuar meil on päris selline tihe graafik tulemas testidega ja laagritega ja... Et me saimegi nüüd tulla lihtsalt põhimõtteliselt nädalavahetuseks koju, et natukene hinge tõmmata, aga sellega proovime siis ka saate purki saada, et muidu meil oleks jaanuarikuu vahele üldse jäänud. Jah, mina tulen veel jaanuarikuuses koju tagasi, aga sina jääd täitsa... Mina tulen alles veebruari keskel põhimõtteliselt ja... Meil on ka saatekülaline, kes käib siiberdab edasi-tagasi. Saatekülaline Riiba. Keerab jama kokku, läheb minema lihtsalt. Aga jah, et oma asjadest siis... mis meil oli... Viimases saates oligi täpselt novembris, läksin minema ja tegime veel saate... Tegime kodu... Sinu garaažis tegime. Gaaris. Aga peale seda siis oligi meil kõva treeninglaager noortega, et kus olid kohal ka Hugo ja Andre. Oli supermotod. Hanno Velt andis oma KTM-i meile sõita, oli Maarjo ilusa Honda ja siis noored oma motikatega. Et see oli ikka selline tõsine 4-päevane laager, kus sai jooksmas käidud ja külma basseini hüpatud. Hommikul 7:30 olid jooksuriietega kõik valmis ja jooksime mäe otsa sinna seal Valencia lähedal, kus me ööbisime. Ja esinemine hommik pidime poodi jooksma, aga poed olid kinni. Pood oli kahjuks pankrotti läinud, nii et ei olnud isegi piima kohvi peale. Ja võid oli vaja pudru jaoks. Ja. Aga see laager iseenesest oli kihvt. Tehnilisi jamasid oli ka normaalselt. Et ei ole veel olnud meil ühtegi võistlust ega ühtegi laagrit sellist, kus peaks 2 mootorrattal mootorid vahetama hakkama. Selle me tegime siis ovaaledel ju rekordkiirusel. Jah, alla 2 tunni oli alla 3 tunni. Alla 3 tunni oli kõik tehtud. Jah, 2 mootorratta mootorid. Ja tööle pandud ja testi ringi tehtud. Ja oli lihtsalt teistel mootorratastel ka. Siis akumuresid oli meil natukene. Midagi ei läinud käima, midagi kuskil sai aku otsa. Et kogu aeg pidi remontima, et tööristakasti kinni ei saanud panna. Ümber kukkusime isegi paar korda. Jah, aga need olid ka õnneks kõik siuksed väga kerged. Kristjan ja Herman muidugi tegid ka kohe esimesel päeval. Kristjan sai kätte oma 190 ovaale. Esimest päeva sõidab, oli räigelt äksi täis, väga äge. Ja siis panid Hermaniga kokku niimoodi, et see mootorratas lendas ikkagi väga kõrgele ja väga kaugele sinna kuskile kummivirna otsa, et sai kohe normaalselt sisse innistatud niimoodi. Kondid puruks ja jalarauad ja lenksud ja
et sai kohe jah, teibituuninguga mootorratast kokku pandud ja edasi sõita, aga eks neil endal oli ka väike ehmatus, et nad pole niimoodi nagu koos ei olegi nad nagu kukkunud veel varem, et ühel läheb nina alt ära ja võtab teise mehe kaasa. Sissesõit oli natuke sarnane nagu minu selle 1000 Honda sissesõit kunagi 2017 aastal, mis oli samal ajal oli sissesõit ja väljasõit. Väljasõit ka jah, raamis auk sees ja siis ei tulnud, siis tuli jah raamis auk ja see oli ainuke nagu selline ebameeldiv osa võib-olla sellest kogu laagrist, et siis Herman sai näiteks haiget ka. Ja eks nad ehmatasid ära, no ma ütlen, see oli kõige kiiremas kurvis, nendel oli hoogu üle 100 kilomeetri tunnis ja kokku nad põrkasid, et eks sellega saad ikka haiget ka, kui sa sealt mootorratta pealt maha kukud ja seal rullima hakkad. Aga ülejäänud nagu kukkumised olid küll ju kõik sellised nagu kukkumised olema peavad, et sa surud ja läheb alt ära ja natuke surud liiga palju ja saad teada, kus see piir on. Et tõstad mootorratta püsti ja läheb jälle edasi. Richard kukkus ka pikali, alaraud läks katki. Meil oli kõik tublilt puurid olid kaasas, aga ainuke asi, mis koju oli jäänud, oli akutrell. Ja siis käe vahel põhimõtteliselt nagu vana kool, siis Hannes keeras selle augu õigesse suurusesse ja 8 keere oli vaja välja saada ja oli vaja 8 polt läbi panna sealt, jah. Ja treenisime ju isegi 2 rajal, kus praegu meie lemmik paar Vinales ja Lorenzo käivad. Et üks on Albaida, kus me supermotodega sõitsime ja teine on Aspari ringrada. Seal me käisime ka suurte mootorratastega koos Hugo ja Andrega. Just, ja siis seal oli, samal ajal oli ka kohal siis Vinales ja Moto2 sõitjaid ja ka Moto3 mehed. Killes ja Holgado ja üliäge oli see oligi nagu siuke, me astusime sinna nagu raja territooriumile sisse, vaatasime neid nägusid, oligi Vinales, Lorenzo, Holgado, kõik nagu esiots on kohal, on ju. Ja mõtlesime, et kui äge, et on niuke Moto3, Moto2 meeskond, kes on nagu, kellel vahendid on ja nad ongi ostnud endale siukse raja, kus nad saavad nagu oma sõitjatega sõita, natuke käivad hobimehed ka kõrval, on ju. Ja kogu aeg ongi maailma tippsõitjad seal kohal ja treenivad. Samamoodi käib Marquez seal sõitmas. Esimesed ringid peale õlavigastust tegi Marquez seal, on ju. Just. Ja me mõtlesime alguses, kuni lõunani me mõtlesime, et kuradi äge rada, et kahju, et meil siukest rada ei ole. Ja siis me hakkasime mõtlema, et meil tegelikult siuke rada on olemas, ainuke asi, mida meil siin ei ole, on need maailma tippsõitjad, on ju. Kõik muud tingimused on meil täpselt samad, on see oma rada olemas. Oma garaaž on olemas. Rada on isegi suurem kui see, mis seal on, ju. Bitid on paremad. Just. Kõik asjad on paremad tegelikult. Kõik see nagu füüsiline asi on parem. Meil lihtsalt ei ole seda keskust nii-öelda, on ju. Meil ei käi need samad sõitjad. Just. Ja seda on nagu, seda on raske kunstlikult siia tuua ka neid sõitjaid. Et minu nagu ainuke lootus on see, et meil tulevad praegu noored, on ju, Hugo, Andre, minibaigi generatsioon. Et neist saab nagu, me nagu kõik koos ehitame üles selle konkurentsi ja selle actioni, mis seal rajal toimub nagu. Täna see tase noortel on ka ikkagi tänu sellele on see selline, et nad on kogu aeg koos treeninud, et nad on ikkagi kogu aeg üksteist surunud, üks läheb kiiremaks, teine läheb kiiremaks, kes on võib-olla teisest kiirem, vaatab, et kurat, juba tuleb järgi mulle liiga palju, pean veel rohkem pingutama, et sama on nagu nende ässadega koos sõites, et kui sul on ikkagi Vinales lükkab sinna mingi aja ette, ega siis tahad ju küll selle üle sõita või sinna vähemalt lähedalegi saada, et siukest võimalust seal on nagu olemas, et sa saad nende meestega koos sõita, aga siin meil tegelikult oma kutid on ka kiired, et jällegi meie harrastajatel on see jälle äge, et nad saavad sõita meie kuttidega koos või kas või sa ise oled trenni tulnud ja on harrastajad samal ajal rajal, et nad näevad, mis hooga tegelikult kurvi saab minna, et see tõstabki kogu selle ala professionaalsust. Aga jah, see oli
lõunaks me mõtlesime välja enam-vähem, et see ei ole see raja küsimus, see rada on meil olemas. Pärnus, et see oli lihtsalt naljakas ja Vinalesel oli vaja oma lõunaaega, on ju. Kõigil ülejäänud rajal oli lõuna, kõik ülejäänud aktiivsed GP sõitjad ja meie läksime sööma. Istusime sööklas ja sõime oma lõunat. Ja siis Kubjas Lorenzo oli pannud Mavericki sõitma lõuna ajal. Siis ta ühe mootorratta kukkus puruks. Kõik see toimus ühel lõunapausil, ühe pooletunnisel lõunapausil. Ühe mootorratta ta kukkus puruks ja siis ta pidi teisega veel minema kohe sõitma. Ja siis kui kõik teised olid söönud, siis kaeti eraldi sektorisse, eraldi laud GP Starile, et tema ei peaks mingite tavajobudega ühe laua tagant sööma. Ma arvan, et Vinales ise läks jumala rahulikult söönud, ta oleks võinud rahulikult seal mootorratta peal ka persetada ja süüa oma seda võileiba, aga Salliga Lorenzo seda teha ei saa. No ülinaljakas komplekt. No. Ma arvasin, kui ma seda sotsiaalmeediast nägin, nagu kõik neid videosid, see, kuidas ta seal rõdu peal selle stopperiga seisab ja aega võtab ja 11.1 ja 11.1. Ja paneb vihikusse kirja neid kõike. Et siis mulle nagu tundus see naljakas sealt, aga kui ma seda päriselus veel kõrvalt nägin, siis see oli veel korda 2. See oli veel palju parem ja ma ei oleks uskunud, et see päriselt nii lahe on. Ja siis, kui vihma sadama hakkab, suure mootorrattaga enam sõita ei saa, siis mindi kohe ohvaalega kõrvale koonuste vahele kurvitama. Et kogu aeg pead sõitma, et Vinales on saanud ikkagi väga kõvasti hagu alla ja erinevates tingimustes pidanud sõitma, et eks saame näha, kuidas ta tulemustes kajastub, aga pigem minu arvamus on see, et see lihtsalt saab sul siuke koblakas ette sellest, et sa ei taha seda mootorratast näha ka enam. Või neil üksteisest võib saada ka see koblakas ette. Ja mina arvan, et nad ei jõua ja paar etappi, siis on neil tüli majas. Ja ma arvan, et Vinales jõuab Katari ja tal on niuke kopp ees mootorrattaga sõitmisest, et ta ei taha näha ka seda. Ma ei näe lihtsalt seda nagu, ma ei tea. See komplekt lihtsalt on nii erinevad persoonid juba, et see on jah, päris veider. Aga mis meil siis edasi? Siis sai meil see noortetreening läbi, mis oli väga edukas. Kõik tegid oma rekordid jälle. Ja. Et meie olime superautoga ka enam-vähem kiired. Jah, et sa võrdlesid siis Euroopakate S4 klassiga ja samas sekundis. Et see vahe oli üsna väike ja arvestades seda, et me sõitsime täitsa vanade rehvidega, et me meelega ei hakanud uusi alla panema, et sõidame ühed täiesti siledaks ära, et ongi põnevam vähe, kui vähe libedam on, et uisutamist rohkem. Ja me tegelikult olime kiired ja kõik olid kiired, Hugo oli ka kiire. See on lahe jah, kui saab nagu koos sõita, täpselt nii nagu enne rääkisime sellest Asparist. Lahe, kui No seal ju tuli tegelikult ju kohe meile hüppas ligi ju Albaidas see Lorenzo isa kooli mingisugune üks asjapulk, kes tuli ka kohe uurima. See seisis ju raja ääres ja võttis meil kõikide sõitjate aegasid kogu aeg nagu. Et me olime ikkagi piisavalt kiired ja saime seal tähelepanu küll. Jah. Ja siis me tulime tagasi. Mina jäin veel sinna, minul oli veel harrastajatega laager. Mis oli siis see läks hammas ratas pooleks jah, detsembri alguses 4-päevane laager, jälle kõik õnnestus, ilmad olid ilusad, kõik päevad sai sõita, ööd olid vähe jahedad, nii et alustasime ikkagi lõunas sõitmisega, aga jah, kõik jäid püsti ja mingeid tehnilisi jamasid ka ei olnud, et see oli selline enne jõule siuke hea pingelangus, et mootorratta teid terveks ja sai rahulikult jõule ja aastavahetust tähistama minna. Nii, siis oli, mina käisin Saksamaal karikat vastu võtmas. IDM-i 3. koha karikas. IDM-il on nüüd uus nimi. Ja, Euromoto. Muutus, mis on loogiline ka tegelikult, sest sõitjad on kogu Euroopast, kalender käib 7 sõidust, nüüd siis 3 on väljaspool Saksamaad, on ju. Pooled on väljaspool Saksamaa. On juba natuke siis Euroopa meistrivõistluste sarjana siis põhimõtteliselt. Et jah, Euroopa
Euroopa meistrivõistluste väärne nagu, ega Superbike'i euroopakaid ei olegi muidu. Just, et see nagu nüüd põhimõtteliselt saabki olema siis see euroopakate. Nimi natuke lonkav on. Nimi kõlab veidralt, jah. Harjumata, mina ei tea, ma arvan, mulle poole suveni ütlen veel IDM Superbike. Eriti kuidas sakslased seda ütlevad, nemad ei oska ju EU öelda, nemad ütlevad Euromoto selle kohta. Ja siis see kõlab veel eriti imelikult. Euromoto, jah. Aga eks see nagu, ma arvan, see sarjale annab kõvasti sükest vaadatavust juurde, nähtavust. Nimi on ikkagi nagu Euroopa meistrivõistlused kõlab nagu tõsiselt võetavamalt kui Saksa meistrivõistlused, on ju. Ja kui ma õigesti olen aru saanud, siis ka tehnilised tingimused ja mingid reeglistik läheb natuke ikkagi nagu FIM Euroopa poole, mitte enam Saksa föderatsioon. Et eks tal see sisu saabki olema ikkagi, me räägime Euroopa meistrikatest, on ju, vahet ei ole, kuidas kui kole see nimi on. Ja. Aga siis ma sain uue mootorratta omale. Ja uue mootorratta käisid sellel järgi ja otse läksime siis Heresi ringrada. Me käisime enne, tegime Supermotoga veel ühe päeva. Enne seda ma sain veel ühe uue mootorratta. Ma sain enduro mootorratta omale. Ma olen rääkinud, ma ei mäleta, mis osas see oli, aga ma olen rääkinud, et ma tahtsin üle kaabli rulli sõita. Ja siis kõigepealt ma laenasin ühe mootorratta. Siis ma käisin sellega põhimõtteliselt 1,5 tundi sain sõita sellega. Siis kukkusin lihtsalt täiesti männikul keset metsa, muda sisse pikali, nii et radikad puruks kõik, kallis remont ühesõnaga. Ja siis ma ei tahti enam võõrast mootorratast lõhkuda, siis ma sain osta endale enda enduro mootorratta. Ja nüüd ma sellega olen umbes, ma arvan, võib-olla 8 tundi sõitnud. Detsembrikuus, enne kui lumi maha tuli. Ja mul on ikka veel enduro kaif peal täiesti. Ma olen naudin. Kas naelad lähevad ka alla või? Ma ei ole kindel, sellepärast, et jaanuarikuus meid ei ole. Veebruar, veebruari me oleme kodus, aga tegelikult on ka nagu testiga pooleks on ju, ja lastelaager. Ja märts on juba oht, et äkki juba hakkab sulama vaikselt. Et siis on niimoodi, et saad alla panna, saad sõrmenukid ära lõhkuda eeblitega ja siis täpselt, ei jõua veel tagasi panna. Nukid ei jõua veel nahka tagasi kasvada, kui see peab juba jälle tagasi panema need naelad. Et võib-olla jääb see talv jäävad need naelad ära, aga ma juba ootan seda, kui saab suvel sõita kuivaga, sest praegu ma olen käinud nagu märjaga iga kord ja küll mingi seltskonnaga. Aga sa unustad, et sul on ikka 2 takti. Mul on 2 takti, mul on 300 ja ei, ülikõva. Et ühel tõelisel motomehel ikkagi üks 2-taktiline vill peab ka ikka garaažis olema. Seda me ju arutasime, et kui valisin, et kas 4-taktiline enduro või 2-taktiline, siis ma arvan, et minu talent sellest aru ei saa, kumb see mootorratas on, aga see on ainuke mootorratas, kus sa nagu, mille sa seletad enda jaoks ära, miks ta võiks olla 2 takti. Ja sa tahad seda 2-takti lõhna tuppa tegelikult, kui sa käima paned. Käib natuke. Nüüd ta seisab seal laua peal ja ootab seda, kui saaks taga sõita jälle. Ja siis oli vahetasime aastat. Ja kohe aasta alguses mina hüppasin 5. lennukisse, sina panid 4. laeva, jah. Suve rehvidega panid Tallinnast minema, kui just see esimene normaalne lumi maha tuli. Ja pidid sellega siis sõitma Hispaaniasse välja, et algul oli mõte, et mis ta on, et kui siit sõidad Lätti ära, et siis laevaga üle ja Saksamaa on juba okei, et saad suve rehviga hakkama ilusti, aga seal vist oli veel hullem talv. Lõuna-Prantsusmaani oli lumi. Belgias selle meeskonna parklas, nagu töökoha parklas oli nii paks lumi, et ma ei kinni sinna. Ehk siis see plaan meil läks natuke tuksi ja oli optimistlik plaan ka. Aga kõik läks hästi. Ja jõudsin laeva peale. Saksas ka olid teisi oli rohkem kinni kui mina ikkagi. Mina sain hakkama. Sul oli hoog sees järelikult kogu. Saksas oli mingi vanem tädi oli jäänud kinni oma Škoda Fabiaga. Niimoodi, et see lumehang, kus ta kinni oli umbes võib-olla 3 sentimeetrit kõrge. Nii et vaatasin, et ta on seal, jäin seisma. Läksin küsisin, et kas tal on abi vaja. Olukord siuke, et lükkad varbaga lume nagu lihtsalt selle väikse
väikse siukse kühmu lükkad varbaga maha ja siis auto sõidab välja sealt. Ja siis tädi istus seisva mootoriga seal autos, ütles, et ei, adak kohe tuleb, tal autoabi kohe tuleb, tal ei ole midagi vaja. Null effortit, et sealt välja saada. Null lihtsalt. Tal ei olnud, korra värk, kui ta on juba kutsunud. Kui ta juba on kohale kutsunud, siis mees tuleb, tõmbab ta välja sealt. Ei olnud ja kuhugi tal kiiret ei olnud. Siis ma sain oma sõitu jätkata. Ja siis oli meil üks päev supermotot. Jah, Belgias sõitsime mootorratta peale. Üks päev supermotot. Seal oli ju ka sõber Siim sõitis suure mootorrattaga väga väiksel rajal minu arust ja väga kiiresti. Pidi kallutama päris palju seal, jah. Ja siis panime edasi Heresi. Siis panimegi Heresi. Et Heresis oli ka siis, kui me kohale jõudsime, siis sellel päeval sadas normaalselt vihma ja siis järgmine päev, kui rajale läksime, oli seda nägu, kuigi vihm lõppes järgi õhtul, tähed olid väljas, kuu paistis, mõtlesime, et hommikul võiks olla okei. Aga Heresi rajal on siuke naljakas asi, et see hingab nagu seda niiskust välja veel tükk aega, et kui igalt poolt on muidu juba teed kuivad, siis see rada kuivab ülikaua. 3 päeva kuivas. 3 päeva põhimõtteliselt kuivas, et iga hommik oli jälle täpselt samamoodi, et mingid kohad, samad kohad, hingab seda niiskust välja ja see niiskus lihtsalt püsib seal. Ja sellepärast oli ikkagi mõned kukkumised ka, et meil oma pundiski Timo keeras lenksud maha esimeses sessioonis, ma ei tea, kas teisel ringil või ta hakkas teisele ringile minema, sattus sinna märja osa peale ja viskas selle mootorratta sinna kruusavinnikusse. Seal oli palju kukkumisi kiires grupis ka. Ja kiire grupp, Bike Promotioni see rajapäev. See oli jah, tase oli selline, et ikkagi oli GP-mehed, siis Endurance'i mennad ja neid nobedaid sõite oli palju üle Euroopa kohal. Et esimesse gruppi saamise ringi aeg pidi olema ikkagi päris hea, et sa pidid ikka... Palju sekundi sees oli? Sekundi sees oli 11 sõitjat. 11 sõitjat oli 1 sekundi sees. Superspordi potentsiaalne maailmameister on ju. Just. Et seal oli jah, nagu see tase oli väga kõva. Et just rääkisin, seal oli veel, kes need harrastavad, kes seal nagu rohkem on käinud, need just ütlesid, et nemad olid omast arust räigelt kiired ja siis, et üks 49-ga olid seal põhimõtteliselt olid nagu top 4 hulgas, siis seekord sa ei pääsenud selle ringi ajaga isegi esimesse gruppi mitte. et see nagu näitas ära jah, ja hoog oli tegelikult ju sul kohe olemas. Põhimõtteliselt esimesest sessioonist alates oli tegelikult juba seal. Jah, mootorratas oli... Mootorratta tegime täpselt sellesse seadesse, millega eelmine aasta sai lõpetatud. Ja siis testisime teisel päeval või esimesel päeval juba. Teisel päeval jah, testisime siis kiigevõlli asendit, mida me eelmine aasta hooaja keskel ei tahtnud võistluste aeg teha. Sest ma arvan, et liiga palju asju on veel, mis võivad muutuda. Praegu on jah siuke hea aeg, kus sa saab nagu rahulikult ilma surveta testida kõiki asju. Kõiki asju proovida, mis iganes pähe tuleb. Kui saad aru, et võib-olla ei saanud aru täpselt sellest, siis sa võid veel minna ühte sessiooni ja veel sõita lihtsalt. Paneme järgmise rehvi alla ja... Võidusõidu nädalavahetusel ei ole tegelikult kunagi seda aega, et proovida rahulikult. Ja see juba tiimisisene surve on nagu nii suur, et seal on kohe ikkagi, et noh. Aga praegu me saame seda rahulikult mõelda, teha. Leidsime ju mingeid häid asju. Mingeid asju peame veel leidma. Mingid väiksed tehnilised viperused jälle nagu ikka on ju, tehnikasport. Aga meie ümber ei kukkunud, olime kiired. Peaaegu olime kõige kiiremad kogu sellest. No viimases sessioonis, siis kui me pakkisime asjad kokku ära, siis jardimehed panid kvalifikatsiooni rehvi alla ja läksid suruma, et saada ikkagi seda esimest kohta seal. Said 20 ette või 10 said ette või midagi siukest. Neil ei andnud rahu see, et teised juba kõik olid asju pakkimas, siis nad veel pidid välja minema. Aga
aga seal kõige hullem konkurents minu arust oli ja superspordi klassis oli seal ikkagi juba jagati kohti natuke eesolevaks hooajaks, sest et Türgi mees Ontsü oli seal Tengatega testis ja siis tema tahtis kindlasti minu järgi oma aja sõita, sellepärast et mingi teine superspordi meeskond oli aukunud midagi. Ja siis, GMT 94. Jah, need olid omavahel siukseks rebimiseks, et ja mees tahtis jaanuari teisel nädalal esimene põhimõtteliselt roll-out mootorrattal. Tema tahtis minu taga aja sõita, et kindlasti teistest meestest ees olla. Temal see väga hästi ei lõppenud. Ta tuli kärru peal tagasi. Tema kukkus Jeresi eelviimases kurvis, mis on päris kiire, parem kurv. Ja tema on jah fantastiline mees. Ta nagu ei ole vist sattunud kunagi sellisesse olukorda, mis tema süü oleks. Ka see kukkumine ei olnud tema süü. See oli mingi aeglasem mees, kes tal ees jäi ette lihtsalt. Nii kiiresti läbi ei läinud sellest kurvist, kui ta oleks oodanud. Aga jah, see päris kõva koogi pani. Aga seal oli jah, ikkagi väljaminekud olid ka sellised, et ikkagi nagu võistlustel on see, et kui sul Pitlane Open on, ma ei tea 11.50 on ju, siis 11.49 on juba pillid väljas ja kõik ootavad seal foori taga rohelist tuld ja siis, kui see läheb roheliseks, siis see on täiesti kohalt minnakse minema ka, nagu oleks stardimoment juba, et siis esimeselt ringilt tulek näeb välja täpselt nagu võistluste esimene ring või kvalifikatsiooniring, kus kõik tahavad üksteise tuules mingit aega saada. Florian Alti seal ees ei olnud vana refiga, kes Koiniks, kes lihtsalt paneks selle pärast näkku, et ta tahaks, et teistel halb oleks. Ja me saime seal hakkama. Jardimeestega ju ka tegelikult sõitsime koos päris palju. Ja tema kukkus ka minu ees niimoodi, et see sama loik, mis kuivas 3 päeva järjest, siis muidu ta ei jäänud nagu otseselt trajektorile, sa said trajektoori teha natuke väljast poolt, aga ta sõitis kellestki mööda selles kurvis. Ja siis täpselt loigu pealt ja ma ei tea, paar meetrit ees minust siis lennutas ka mootorratta kaugele. Siis endine tiimikaaslane Mercado on nüüd Jardis. Ja. Tema oli ka kiire. Tema oli päris palju minu arust kiirem ja nagu mugavam mootorratta peal kui eelmine aasta. Või siis see tükk, keda ta asendas, O'Halloran. O'Halloran tegelikult mitte kordagi eelmise aasta hooaja jooksul ei saanud Hannikale ja Fritzile nagu ligi. Ja nüüd Tati pani taga täitsa samas sekundis. Tati oli kohe esimesest sessioonist kohal ja siis tal Jart saab olema peavalu meil Endurance'is. Kindlasti tugev meeskond. Nagu nad alati on. Ja siis Jeresist me tulimegi ju, mina tulin. Te lendasite tagasi, mina sõitsin veel Valenciasse, viisin kõik kola ära ja siis lendasingi 4 päevaks koju. Sain nädalavahetusel sõbra juubelil käia ja nüüd homme lendame tagasi siis Jerezi. Kaubik on seal. Oleme Superbike'i testi. Just, et World Superbike'iga koos saame siis trenni minna. Ilmajaam muidugi väga positiivne ei ole hetkel, millest on räigelt kahju. Et meil on selline referents on seal ees, kellega sõita. Et kindlasti oleks nagu väga hea, kui oleks ikkagi kuivad tingimused ja kiire seltskonnaga saad rohkem ringe järjest kiiresti sõita. Et ikkagi seal track day raames ikkagi võib-olla 2 puhast ringi said ja siis oli jälle 4 järgmist ringi oli keegi ees. See oleks hea ja open pit lane ka. Just open pit lane, et saad tulla maha millal tahad ja peale uuesti minna. Aga praegu näitab 2 päeva paduvihma. Et või isegi kui ta öösel sortsu teeb, siis on fakt, et ta ei kuiva. Meil on vanu vihmakaid ka kasas. Ja järgmine laager sellest on Portimao. See näitab täitsa kuiva. See näitab täitsa kuiva, et seal võiks saada siis häid kilomeetreid kindlasti. Aga loodame veel endiselt, et Jerezis saaks ka sõita hea ilmaga. Portimaos on ka selle siis BMW Endurance'i mehed on kohal ja tegelikult on ka Markus kohal
jah, kes on siin uus tiimikaaslane siis. IDEM-is. Ehk siis on mingi oht, et võib-olla on ka mingeid uusi asju, mingeid uusi mõtteid meeskonna poolt. Jah, mida me peame testima, proovima. Vedrustuse osas ilmselt mingit lingist oli juttu. Ja. Eks me näeme. Meie asjadega on nii. Laste asju pole midagi muutunud vahepeal. Jah, nii palju, et otsustasime sõita sellel hooajal siis Tšehhi meistrivõistlustel Saksa asemel puhtalt sellepärast, et kalendrid kattuvad liiga palju ja Tšehhi kasuks rääkis ka see, et seal on alati ka live-ülekanded, et ka kodused saavad vaadata siis meie noortesõitjate etteasteid ja see tase on ka kõvem, sest et eelmine aasta võitis siis Tšehhi meistrikate siis selle sama Moto minisarja üks Poola kutt või kaks Poola kutti 190 ja 160 ja mõlemad ruulisid ka siis seal MM-il olid eesotsas, et 160-st oma võitsid ja 190 äkki olid teine. Et tase on seal kõva, vennad smõrtsid siis veavad seda sarja. Ja uued rajad jälle, mida õppida, mis on natukene kahju, et Saksas eelmine aasta sai käidud neid radu õppimas, et see aasta tulemust minna tegema, aga teistpidi jällegi see erinevate radade õppimine annab ikkagi nii palju juurde, et kui tulevikus mis iganes sarja minna, siis kohaneks palju kiiremini, et siis see aasta jah, sõidame Tšehhi motomini kaasa ja loodame, et äkki saame sealt pileti siis sinna MM-ile. Et noortest jah, on siis rohkem polegi. Ja sama seltskonnaga? Sama seltskond jah, kolmekesi, Kristjan, Sander ja Herman. Kristjan siis on 190-ses klassis ja Sander ja Herman 160-sega. Väga lahe, ma seda Tšehhi asja ei tea. Et kindlasti oma sotsiaalmeedias anname ka teada, kui võistlused tulemas on ja kus seda siis jälgida saab, et seal sõitjad on oodata starti üle 15 kuni 20. Et kindlasti need sõidud on põnevad ja sellega ei kattu IDEM ühtegi? Kattub, ikkagi 2 etappi kattuvad, aga me saame aprillikuus teha siis väga kõva eeltöö nendel samadel radadel ja käia trennis, et ma saan tulla, olla IDM-i rahuliku südamega, tean, et poisid on rada sõitnud, ülekanded on paigas ja see on kõva manageerimine, kõva logistika saada nagu kõike klappima ja et kui veel tahta endurance kaasa teha, siis on ikkagi väga üle võlli see asi. Ja siis on tegelikult kodus on ju ka boks, kus peab keegi estikatel käia. Et vahepeal jah, harrastajad peavad ka sõita saama, et neil oleks ka tore tulla jälle Hispaaniasse tagasi meiega. See ei ole jah, Markot kahjuks on ainult üks ja mina olen natukene isekas ja tahan, et ta oleks IDM-il vähemalt kohal alati, et see on ja meil on niisugune meeskonna tuum on niisugune, ilma milleta see ei tööta. Et mul see IDM-i etapp ei toimi absoluutselt, kui ükskõik, kes meist puudu on. Kõva vastutus on sul kõlgele. Aga kui saame kui saab manageeritud, siis on lahe. GP. MotoGP jah, järjest hakkavad need värvikombinatsioonid välja tulema, et Aprilia on oma värvi näidanud, VR46 on oma värvi näidanud, Honda on oma värvi näidanud, Ducati on oma värvi näidanud. Honda minu meelest näitas. Honda, need pildid olid väljas igatahes. See kuidagi väga vaikselt käis minu meelest. Ducati oli täna? Täna oli Ducati. Et natuke on valget värvi lisatud, et paremini raja pealt näha oleks. Aga samasugused säbrulised on nad kõik? Samasugused, jah. Meie helesinist pole veel keegi kopeerinud? Ei ole. Trackhouse pole välja näidanud. See on VR46 on minu arust jätkuvalt kõige koledam mootorratas kogu stardirivis. See neoon on nagu liiga neoon minu arust.
ja see, et nad selle valge tegid mustaks lihtsalt, ei teinud seda ülejäänud neooni paremaks nagu kuidagi näeb praegu välja ja siis see kombe valge läheb neil alati nii mustaks minu arust. Siuke jah, siuke tolmuline, siuke nagu oleks käna pandud mitu korda. Et see on jah, kus kombes palju valget on, siis see valge on täpselt nii kaua ilus, kui sa selle selga paned. Esimese tiiru teed ära juba, siis ta näeb välja selline. Sääsed ja. Aprill oli ilus. Ducati tegelikult oli ka ilus. Hirmus nagu säbruline või siuke. Aga jah, midagi nagu... Yamaha see Pramac tegi ka ära, jah. Et Topraki number on siis selge, et ta seda 7 kasutab. Pani sinna mingi nulli ka ette. Aga jah, päris palju juttu on Toprakist ikkagi juba liikumas, kõik spekuleerivad midagi, kaasa arvatud Kenan. Et ikkagi ütleme nii, et ootused on pandud päris kõrged. Et nii nagu ka mina arvasin, et mõni poodium tuleb, aga saab siis näha, kui päriselt et saab siis panid stroo peale või? Väga hea. Aga et saab siis näha, mis päriselt juhtuma hakkab, kui see pangis siis hakkavad testid, et sinna pole enam palju aega jäänud. Mina endiselt ei pane poodiumit. Poodiumit ma ei ütle. Järgmine aasta jah. 800 ja Pirelliga ta on poodiumimees. Aga kurat, see aasta see jamu on ikka... Ta võib tulla. Ma arvan, kui see poodium tuleb, see tuleb mingi ajuvaba poodium nagu. Kuskil mingi flag to flag või mingi vihmaga pooleks või mingi Argentiina, kus ei ole üldse pidamist või mingi siuke poodium nagu. See jah. Lambokis võib täitsa olla, jah? Just, mingi siuke Lambokid on sõitnud mitu korda. Jaa, aga mis mind nagu natukene paneb mõtlema või paneb muretsema tema pärast on see, et kas jamu tuleb oma V4-ga 9 aastaks, millega tal on 0 kogemust. Nagu. Nad arvasid, et nad teevad selle V4, see lahendab kõik nende mured, aga kõik sõitjad, kes seda proovinud on öelnud, et mured on täpselt samad. Ei ole mitte mingit erinevust, lihtsalt nüüd ta on V4. Hääl on teine. Et seal võib tulla mingeid üllatusi. Võib-olla jah, mõni rada ehmatab, aga stabiilselt võib neil olla nagu raske. Ja, sest eelmine aasta Quattararo ikkagi näitas, et kvalifikatsioone ta suutis ju võita. Küll aga selle vana mudeliga. Et mingi suuna nad ikkagi on leidnud. Silverstone'ist oleks tegelikult võinud peaaegu, et võita isegi. See oli nagu nii lampasi, mis tal juhtus, et lihtsalt see ride height device jäi kinni, saba oli all ja midagi teha ei saa. Jalarauad käivad mööda maad, siis nendega sa ei sõida. See oli kahjudest oli täitsa. Aga piisav edu, ei olnud üldse seda, et ta nüüd hakkaks kustuma või midagi, et sõitis väga ilusti, aga jah, siis oli selline saatuse käsi pani. Ducati, aina rohkem räägitakse sellest, mida sina Hannoga osas ennustasid. Acosta Ducatisse järgmine aasta. Ja. Räägitakse, et see on tehtud, see diil. Ma ei ole ikka veel kindel päris. Aga ikkagi veel on küsimus, et kas Mark jääb Ducatisse. Kumb siis, kui Acosta peaks minema, siis kumb siis minema sealt läheb või lähevad mõlemad minema. Mõlemad uued sõitjad sinna. Acosta ja Pulega või? Pulegat jah, kurat. Ei julge pakkuda. Ennem saadetakse kuskile Grisiinisse või kuhugi mujale maanduma kõigepealt. World Superbike'i Instagram pani mingi postituse, küsis, kes maailmameistriks tuleb. Seal pakuti kõiki teisi, aga mitte keegi ei kirjutanud Pulega. Ta on nagunii kuidagi, ma ei tea, nii kuiv tüüp lihtsalt. Et ei ole. Seal oli Veirad, keegi kirjutas, et Toprak tuleb see aasta veel maailmameistriks. Seal oli igast pakkumisi. Keegi ei pannud Pulega. MotoGP's oli ka üks ülilahe postitus oli, kus ka mida mingid sõitjad midagi tegid või? Jah, starterbackid. Mingisugune asi ja siis ma ei leia seda kohe niimoodi üles, aga siis oli see, et
esimene, mis silma torkas, Quattararo, et ta pani keti kaela endale. Ja, Pärli G ja ilma särgita, see on Quattararo. Tüübil võib olla 4 kraadi õues, tal on puff ja suusamüts, aga see särki ikka kombe all ei ole. Endal lihtsalt näitab välja oma siledat rinda. Ja aga jah, eks neil on ka see, GP-l on ju ka siuke aeg, kus peab igast asjast välja imema. Et pole millestki rääkida, siis räägime millegist. Kõik tüübid on kuskile koju uste taha ära kardinad ette tõmmanud ja ei anna teada, mida nad teevad. Peab välja mõtlema midagi. No ühe meie tegevust me teame vähemalt. Vinales on igal juhul, küll sõidab flat tracki, siis sõidab seal koonuste vahel. 2004 aasta Susu 600-sega paneb koonuste vahel paduvihmaga. Tema teeb tööd. Naljakas on jah see, et talle anti see KTM ka, aga sellega sõitis vist ühe korra ja ikka sõidab oma Susuga edasi. Et ei tea, mis värk sellega on. Flat tracki pill ei olnud tal ka KTM. See oli Husqvarna. Jah. Tal pole ühtegi KTM. Aga jah, saab põnev olema, kui esimesed testid hakkavad pihta Sepangis ja eks siis näeb. Kaua pole jäänud. Samamoodi World Superbike peaks juba oma asju pakkima. Superbike'i testist me saame otse kommentaare, otse reportaaži. Kas seal Supersport juba pakib asju, aga seal Superbike minu eest pakib kola juba, kas see oli, et lennukastides? Portimaos. Portimaos, jah. Meie lähme Portimaos ja peale meie testi on kohe Superbike'i test, kuhu me ei mahtunud. Tahtsime sinna ka minna, aga sinna me ei mahtunud, kuna sinna tahavad minna Ducati GP mehed. Ehk siis kõik lähevad oma tänavapanikaaledega sinna. Jaanuari lõpp siis. Et see Superbike'i test on samal ajal. Ja Superbike'i mehed sealt Portimaost lähevad küll kohe asjad lennuboksidesse ja lähevad Austraaliasse ära, siis seal on nädal aega testi ja siis tuleb esimene võistlus, et veebruaris saab juba Superbike'i hakata jälgima. Enam ta nii põnev ei tundu. Küll aga lahe on see, et Lecuona seal Ducatis on, et teeb, ma arvan, Pulega elu äkki natuke raskemaks. Aga teiste osas jah, nagu tükk tühja maad. Jah, Vierge võib ka kiire olla jamuga, Locatelliga 2 peale on ju. Honda võib kiire olla, ma arvan, et Dixon Hondaga võib täiesti okei olla. Ma ei ole midagi kuulnud veel Janonest, Kainam Racingust. Jah, et oma tiimiga pidi minema see aasta. Oma tiimiga stardi nimekirjas ta on. Kirjutas Maniak tagurpidi. On Kainam Racing. Ei tea. Jah. Ei ole midagi kuulnud. Äkki näeme nüüd järgmine nädal. Kui ta äkki... Või see nädal, see sama nädal. Kõik peaks olema testis, kes ikkagi tahavad sinna ju lennata. Ja et Ducati jah, neid satelliitmeeskondi, sealt ma ei tea, kes nagu veel Montella, Bautista tulevad parniga. Ka võivad olla kiire. Montella oli päris kiire. Testida, kui me siin trennises oleme näinud, siis Montella ikkagi jah, on olnud kiire. BMW-ga ma liiga optimistlik praegu ei ole, aga loodame, et ma eksin. Ja vastulevad küsivad meie käest nõu. Saame anda nõu neile, mida teha. Aga jah, eks Topraki kingades käimine lihtne ei saa olema neile. Toprak ja Phil Marran, mõlemad ikkagi. Võistlusinsener läks ka minema. Ei tea, kas vihik võeti kaasa või vihik jäeti sinna. Ma arvan, et see vihik numbrid jäeti sinna, aga ühikud võeti tagant ära. Tollides kirjutanud need seaded. Ju ei olegi seal, kes küsida võivad. Pimota võib olla teinud sammu edasi. Ja ei tea, mis Sam Lewis teeb. Superbike tuleb ikkagi põnev. Ma kardan, et Pulega kaob eest ära, on ju. Jah, et teine, kolmas. Jah, aga teisest edasi ma arvan, et tuleb põnev, jah. Üks asi, mida ma veel ootan Superbike'i nädalavahetustelt, ma tahaks näha, kuidas sõidavad Hiina mootorrattad Superspordis. Sest tegelikult on nüüd vähemalt 2 Hiina tootjat
on superspordis sees päris enda mootorratastega. Mitte nii nagu Bimota tegi, et ta võttis kava ja pani sellele enda nime. Teise kleepsu peale. Aga Hiina see QJ ja ZX moto on mõlemad on superspordis olemas. Ja arendust nad teevad, nad raha raiskavad. Ja tegelikult mõlemad jooksutavad ju kõvad meeskonnad. Üks on Buccetti, QJ on Buccetti ja Evan Bross on selle ZX-iga. Mõlemad on maailmameistri meeskonnad olnud enne. Ehk siis tahaks näha, kas neist saab asja, on nad kiired, ei ole kiired. No tööd on ju tehtud tegelikult, et nad ei tule ju tühjast kohast, et nagu mingisugune baas on all ära laotud ja et kui nad kiired nüüd ka veel on, siis peavad küll need nii-öelda ajaloolised mootorrattatootjad jalad kõhu alt välja võtma. Väga kiiresti. See laks võib käia jah, väga eledalt, et just see, et nendel nagu täna on see nälg on nii palju suurem kui teistel, et teised võib-olla lasevad natuke seal mugavustsoonis. Okei, jah, superspordis see R9 tegi selle asja natukene nagu paremaks, et andis võib-olla selle uue hingamise Yamaha puhul. Kawasaki on ikka seal, kus ta on. Honda on ikka 600 CBR. et Ducati jah, see on lihtsalt nii võimas mootorratas tehtud, ta on sisuliselt ju endine World Superbike, mis oli see V2. Et lihtsalt natukene kõri kinni pigistatud ja et saab näha jah, kuidas neil minema hakkab. Siis sellest aastast pole ka enam Supersport 300 klassi. Eelmine aasta ju Hiina mootorratas tuli maailmameistriks. Võitis viimase etapigi veel ära. Ta oli väga põnev võidusõit. Nüüd on sportbike, kus kõige väiksem klass on 800 Suzukiga. Kõige väiksemas klassis sõidetakse, seda me nägime ka. Sõitis ka väga kiiresti, oli kas äkki 8 sekki, 9 sekki. Need on ka V2-d on ju. Et klass on läinud jah palju kiiremaks seal, et see on põhjus on ka selles, et hakati ju sõitjate vanust tõstma tänu õnnetustele ja tänaseks ju see Supersport 300 vanus küündis sinna 18-aastaste juurde ja see on sama vanus, millega sa võid juba Supersport 600 minna sõitma, et see ei pakkunud enam väga nagu huvisõitjatele. Siis see oli jah, see Supersport 300 oli pigem nagu siuke väikeste sõitjate klass täna. Just, et kui sa saad mitte nagu noorte, aga siuke John McPhee klass oligi. jah, et sa pidid olema kerge lihtsalt. Aga jah, algupäraselt oli ikkagi ju noorte hüppelaud Supersport 600-sse. Aga jah, me tõmbaks oma otsad kokku. Homme on lend. Homme lendame minema ja siis, kui tuleme tagasi, teeme 13. osa. Tegemata ei jää. Veebruaris kohtume. Ja aprill on ilmselt keerulisem. Aprill on, me peame jah. Aprilli osaga me ei teagi, kuidas teha. Peame Le Mansis tegema, seal on neid vabu päevi nii palju. Terve nädal tiksud kohal ja midagi teha ei ole. Sandri kaasa kutsuma. Aga jah. Mina vähemalt olen Le Mansis, ma ei tea. Sina ei ole? Mina suure tõenäosusega ei ole. Jama. Peame ainult 4 eesti keelt rääkima seal. Igal juhul aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Kohtumiseni.